Ja mis on siis selle teadliku inimestega tegelemise või inimeste juhtimise lõppeesmärk? Selle lõppeesmärk on loomulikult käivitada inimesi, motiveerida inimesi. Sest kõik inimesed soovivad leida sellise töökoha, mida nad natukenegi saaksid nautida selle palga teenimise kõrval. See, et me palka teenime, et see on midagi elementaarset ja me kõik peame palka teenima. Aga on mõned inimesed, kes ütlevad, et tööl käimine pakub nendele päriselt ka rõõmu. Ja mitte sellepärast, et nendel ei olekski mingeid muresid seal või häirivaid asju, vaid nad tunnevad, et tegelikult nad saavad sellelt töökohalt enda jaoks midagi väärtuslikku veel lisaks palgale. Ja tänu sellele tekibki neil tunne, et kui mul oleks valikuvõimalus, siis ma valiksingi selle töökoha, sest ma tahan seal käia, nende inimestega koos neid asju teha. Ja tänu sellele, et nad on pigem positiivselt meelestatud oma töö suhtes, nende keha sagedamini toodab ka dopamiini kui heaolu hormooni, mis teaduslike uuringute kohaselt tegelikult toetavad inimeste sooritust ja eesmärkide saavutamist. Samal ajal on inimene, kes ütleb, et tead, see tööl käimine ei ole ammu mingisugune rõõm. Pigem see on totaalne piin ja seda mitte sellepärast, et töö mulle ei meeldiks, vaid pigem sellepärast, et see keskkond ei ole eriti motiveeriv. Ja meil on mõned inimesed, kes käituvad justkui kujundlikult öeldes hambuliste tiigritena, kelle suhtes peab olema alati valvas, kaitses, temaga on väga ebamugav asju ajada, temaga on väga raske rääkida, talle tagasisidet anda ja loomulikult kõige keerulisem on, kui mu juht on nii-öelda hambuline tiiger, kelle suhtes ma tunnen kogu aeg, et kas võib küsida, kas ei või küsida, tahaks nagu öelda midagi, aga ei julge ka, tahaks anda veitsa tagasisidet, aga ei tea, kas tohib. Ja sa sisemiselt tunned kogu aeg, et sa oled nagu väikeses võitluses, su energia kulub sellele võitlusele ja aeg-ajalt tekib siis tunne, ma tahaks minema saada siit. Mitte sellepärast, et töö ei meeldi, vaid keskkond tegelikult ei meeldi. Keha toodab dopamiini asemel adrenaliini, kortisooli, selliseid stressihormoone ja see on emotsionaalselt väga-väga kurnav. Ja oluline on nüüd teadvustada, kõik inimesed otsides uut tööd loodavad leida töö, kus kohas lisaks palga teenimisele nad tunnevad ennast vajalikena, nad saavad midagi kihvti korda saata, nad saavad ise areneda, aga kummalisel kombel tegelikult suur hulk inimesi pigem on seal paremal poolel ehk siis tööpiina osas. Ja sellele annab kinnitust statistika. Näiteks Gallupi uuring eelmisel aastal näitas, kuidas moodi Eestis on ainult 25% töötajaid, kes ütlevad, et ma olen oma tööle pühendunud.